No nii, kell on täpselt 15:00. Stardime siis. Ma loodan, et Zoomis on ka meid ilusti kuulda. Mina olen Toomas Uibo. Olen siis X-Fly kommunikatsiooni, turunduse ja nüüd ka jätkusuutlikkus teemad on minu laual. Ja minuga on kaasas veel täna kaks head kolleegi, kes siis võtavad jutu otsa üle, kui mina oma presentatsiooniga lõpetan. Ma saan aru, et küsimustega teeme niimoodi, et teeme selle lõpus. Tehniliselt siin on natukene keeruline meil jälgida ka Zoomi chati samaaegselt, kui me ekraanile näitame, et nii kui siis kellelgi mõni küsimus tekib, et pange see kirja, et meelest ära ei lähe. Et siis saame lõpus need kõik vastused teile anda. Nii, keerulised ajad, aga loodan, et kõigi tähelepanu me täna saame. Proovime teid siis siin 1,5 tunni jooksul lõbustada ja rääkida ka lennufirmast siis, kus me tuleme. Et ma siis alustan. Mul on pointer ka siin. Nii. Kas see suur nupp ei liiguta millegi pärast edasi? Slaidi. Ma pean siit siis aitama. Huvitav slaid ei liigu edasi praegu ühestki nupust. Ei liigu siit. Ma ei tea, proovi ise nüüd korra sellega. Okei. Huvitav. No vot oli Eliise kätt oli vaja, et see arvuti reageeriks. Nii. Ja, X-Fly. Ahah, keegi räägib siin ka. Me oleme siis pisut teistsugune. Kellelgi on mikrofon lahti. Ole hea, pane kinni, see lõikab praegu. Me ei ole siis traditsiooniline lennufirma, vaid oleme, siis inglise keeles on selline termin nagu capacity provider. Ja see tähendab siis seda, et me lendame teistele lennufirmadele. Me ise ei müü pileteid, vaid osutame siis teenust. Ja oluline siin on ka siis long term ehk me ei lenda nädal või paar, vaid meie eesmärk on olla siis suurtele lennufirmadele väga pikaajaline partner. Täna on selleks meil SAS suuresti, varasemad enne Covidit ka Nordica ja LOT ja paljud teised. Aga jah, see X on, kui me seda brändi nime nagu välja mõtlesime, siis jõudsimegi sellise täheni nagu X, mis on natuke nagu tundmatu suurus alati ka matemaatikas. Teda kasutatakse ka lennunduses, näiteks Ameerika mingid salajased sellised lennukite projektid on tähistatud X-iga. Meil on X-Planes, ülipopulaarne arvutimäng ja nii edasi, et see X sobis ka selles mõttes meile, et me tegelikult ei ole nähtavad tavainimesele, tavareisijale. Ja me oleme sellised, kes võtavad siis selle suure brändi näo. Me viime selle brändi, nende reisijateni. Ja see ongi siis meie nagu ülesanne. Nii. Ma näitan teile siis natukene üle 2 minuti üks selline tutvustav video. Loodame, et see ilusti läheb käima. We are X-Fly,
the leading capacity provider airline in Europe. How come? Let me tell you more about us. We are a strategic partner for commercial airlines in Europe, meaning we fly for you. We are not only a service provider, we are part of your entire production system. We know that's a new way of doing things, but we strongly believe that this is the future European aviation is heading towards. Our business is not about selling tickets. We focus on what we do best, namely operating your regional flight in an efficient manner. In this way, we all benefit. You focus on your own large aircraft production, serving customers all around the world, while we bring the important business traveler home for the evening in the most cost-effective manner possible. Our brand is invisible to your passengers. We take your face and deliver your brand like actors do. Over 400 highly skilled and immensely passionate crews can add value for your business while customers don't feel a difference. With the can-do attitude in our organization, anything is possible. Our highest priority is safety, and that's why we work closely with you to make sure our standards are aligned and requirements are exceeded. We focus on training to satisfy your expectations, both in service and safety. Having our own maintenance organization enables us to solve technical issues swiftly and efficiently. After all, your flights must depart on time. With our fleet, you have access to the most efficient regional, jet, and turboprop aircraft on the market. This enables the right size at the right time for your networks. We have almost 30 different nationalities working together, winning together, spending time together, all with a smile that never fades. Nii. Kellegil on endiselt mikrofon lahti. Näed. Jaa. Ma saan Zoomist ise ka panna, jaa. Silence all, kus mute all. Nii. Aga liigume edasi kiirelt, siis ühesõnaga, nagu ka videost siis kuulda oli, see põhimõtteliselt seesama jutt, mis ma siin ette rääkisin, et me ei ole ettevõte, kes müüb turul pileteid, vaid me teenindame siis teisi lennuettevõtteid. Nüüd, kui rääkida sellest struktuurist, siis Eesti riik omab siis täna kahte ettevõtet, üks on siis lennukite leasing firma ehk siis selline asset company, siis on olemas Nordica, mis on Nordic Aviation Group ja Nordica omakorda omab siis X-Flight. Vabandust, aga me ei näe praegu Zoomis esitlust. Kuidas? Me hetkel Zoomis esitlust ei näe. Zoomis esitlust ei näe? Aha. Siis ma kakkusin kõigepealt seda välja. Siis on... Siis me teeme... Uuesti. Ja siis lihtsalt need vahepeal läksid välja lihtsalt. Okay. Ja X-Fly on siis see ettevõte, kes teostab operatsioone. Ühelt poolt siis on lennukid, mis tulevad leasingfirmadest, see on Eesti leasingfirma ja meil on tegelikult palju teisi leasingfirmasid, kellega me koos töötame. Samuti siis crewing agencies, kus tulevad meie meeskonnad ja siis erinevad kliendid, projektid, mida me teostame. Jah, möönan, et see on väga palju segadust tekitanud inimeste seas, et mis asi see Nordica ja mis asi see X-Fly siis on.
et ma olen seda lihtsustamise mõttes alati võrrelnud Nordicat kui saiapoena ja X-Flight kui siis pagaritöökojana, et kus sai küpsetatakse ja siin sai müüakse. Ja nii lihtne see tegelikult ka on. Teatavasti jah, Nordica piletimüük on olnud äärmiselt keeruline. Juba 2019. aasta lõpust Nordica siis lõpetas lennud Tallinnast, sest saiamüüjaid turul on väga palju. Hinnasõda on julm ja seda saiapoodi siis tõmmati koomale oluliselt. Ja jäi järgi ainult üks liin siis Rootsi siseliin, mis on BSO ehk siis riigi tellimusel. Aga see ei ole kuidagi X-Flyt mõjutanud. X-Fly äri on pidevalt kasvanud. Ja muidugi COVID on löönud ka meile, jätnud loomulikult jälje, et enne COVIDit meil oli kokku umbes 24 lennukit ja täna oleme 12 peal, nii et pool on ikkagi läinud. Ja selles olukorras leidsid ennast ju kõik maailma lennufirmad. Jah, põhimõtteliselt sama slaid, et kui Eesti mõttes siis, kui lennuk on TVH-s, see tuleb X-Fly'le, X-Fly siis osutas teenust Nordicale. Meie ärikontseptsioon siis ongi selline, et meil on leasingfirmad, partnerid, meil on crewing company'd, partnerid ja see on siis see pagaritöökoda, kus see sai valmis küpsetatakse ja see valmis toode siis erinevatele lennufirmadele viiakse. Et kui lihtsalt näitena, et kui Air Serbia soovib punast lennukit, siis siin töökajas see punane lennuk neile antakse koos meeskondade ja lennuki enda ja kõigega, aga nähakse välja nagu Air Serbia. Nii et klient tegelikult vahet ei tee, kas tema ostab pileti Air Serbiale ja meie lendame. Air Serbia on loomulikult olnud meile väga lühiajaline klient, et me ei ole tema brändi all nagu lennukeid värvinud, aga küll aga on olnud siis Nordica ja SAS pikaajalised kliendid ja nende jaoks me oleme siis oma lennukid ka nende brändidesse nagu värvinud. Väike pilk võib-olla tulevikku, kes on jälginud natukene omaniku ehk riigipoolset kava või mõtet, mis selle lennundusgrupiga teha, siis plaan on selline, et moodustatakse üks selline holding company, mille nimeks on Nordic Aviation Group ja selle all on siis 3 eraldi seisvat ettevõtet. Kaob siis ära see, et X-Fly on Nordica tütarettevõte või nendest siis saavad õed. Et see oleks nagu ka võib-olla selgem arusaadavam inimestele. Aga põhimõtteliselt jah, see riigi ehk siis omaniku mõte selline on, aga see ei ole veel teostatud, töö selle kallal käib, nii et võimalik, et see selle suve jooksul ka siis ümber restruktureeritakse. Siin on me Fleet, see masin Embraer on küll natukene kauemaks siia jäänud või tähendab, ei ole, see projekt on edasi lükkunud pidevalt, aga meie põhilised masinad, millega me lendame, on siis CRJ 900 ja ATR 72-600. Jah, pildi peal on näha küll meie liverit, aga kuna me lendame teistele ettevõtetele, siis seda me kasutame lihtsalt turunduslikel eesmärkidel, et sellise liveriga lennukit meil ei ole. Unistus on, et võib-olla kunagi ta võiks olla, aga hetkel ei ole see küll kuidagi moodi aktuaalne. Enne COVIDit siis oli meil sellised 4 suuremat baasi. Meil oli kokku umbes 600 töötajat
Eestis 300, Taanis 100, Rootsis 100, Leedus 60. Kokku siis lennukeid oli kuskil 24, võib-olla siin ei ole need viimased andmed, aga jah, see on nüüd seis siis enne Covidit. 4 aastaga ettevõte siis loodi tegelikult nii-öelda paberil küll 2015, aga esimesed lennud tehti 2016, oli see jaanuar või veebruar. Nii et 4 aastaga siis kasvati nullist 24 suuruseks lennuki suuruseks ettevõtteks, kus oli 600 töötajat ja käive umbes 120 miljonit. Ja sellest sai siis läbi aegade suurim Eesti lennufirma, et kui keegi mäletab, siis Estonian Airi aegadel nad opereerisid kuskil 10 lennukiga. Et ikkagi nagu suurem, 2 korda suurem ettevõte. Ja nii-öelda omas sektoris, omas nišis olime me ka üks 2 suurimast lennuteenuse pakkujast Euroopas. Meie suurimaks konkurendiks ka täna on CityJet. Siin on selline kaart, mis näitab, et terve Euroopa on tegelikult meie turg. Jällegi ma näitan teile natukene enne Covidi aegseid numbreid, aga lihtsalt, et aru saada, mis tegelikult ettevõtte potentsiaal on ja ka toona oli. Et siin müügikäibe osas, jah, me saavutasime siin üle 100 miljoni ja täna võiks see olla kuskil seal 200 miljoni juures, aga Covid on loomulikult löönud seal need plaanid kõik sassi. Võib-olla natukene räägin siis sellest, miks selline ärimudel töötab. Tegelikult on see saanud alguse Ameerikast. See mõte, et suured brändid, suured lennufirmad on loobunud siis sellistest lühikestest regionaallendudest ja nad on need siis outsourcinud väiksematele tegijatele, kes siis feedivad nii-öelda nende haabe, et nad soovivad keskenduda pikamaa lendudele ja kuna see äri on teistsugune, siis need väiksed lennufirmad on oluliselt paindlikumad, oluliselt kiiremad reageerima muutustele ja see on see üks põhiline nii-öelda väärtus, mida siis üks suur lennufirma sellelt väikselt ostab. Ja kui vaadata seda Ameerika pilti, siis suured brändid omavad kuskil 55% kogu Ameerika siis reisilennunduse lennukitest ja meiesugused ettevõtted 45%. See tuleneb sellest, et seal on teatud piirang pandud peale istmete arvule, et kui seda piirangut ei oleks, siis ma kardan, et see oleks siin kuskil võib-olla 60-70% vahel. Aga seal on tegemist ametiühingute sõnaga ja nii on praegu kokku lepitud, et seal on piirang peal. Euroopas seda ei ole. Ja kui vaadata Ameerikasse korraks sisse, siis näete, siin on 5 suurt brändi ja nende all lendab siis hulk selliseid väiksemaid tegijaid, kes samamoodi näevad välja nagu suur bränd. Ostad Unitedi pileti, aga lendad GoJetiga, kes on operaator ja see lennuk ka suuresti näeb siis nagu United välja.
Jah, siin on üks headline Ameerikast, kui see oli siis eelmine aasta äkki või, kuupäeva ei ole, aga kus kas saadi aru, et just need väiksed lennufirmad mängivad äärmiselt olulist rolli peale Covidit ja seda me näeme ka Euroopas. Et meie teenuste järele on täna ikkagi nõudlus olemas, sest ütleme, reisijate vood on vähenenud ja lihtsam ja odavam on kasutada just selles suuruses lennukeid, nagu meil on. Kui vaadata Euroopa pilti, siis meil on oluliselt rohkem suuri lennufirmasid. Euroopa on teatavasti rahvuslike riikide liit ja siin on see protsess läheb aeglasemalt, aga siiski liigub. Kui me mõtleme SAS-i peale, siis on ta kõik lennud seal alla, ütleme siis 100 koha on outsourcing, nii et SAS-il endal ei ole sellises suuruseid lennukeid nagu meil ja CityJetil. Nii et need on kõik välja antud ja me näeme ja usume, et sama teed ja seda me ka kuuleme juba, et sama teed plaanivad minna ka teised lennufirmad, on see siis Lufthansa või Finnair. Finnair täna, eks ole, kasutab Norra teenuseid. Finnair küll, siin on erisus selles, et Finnair küll omab Norrat ise, aga järjest rohkem on ka neid, kes siis ei ole suure lennufirma omanduses, vaid osutab teenust. Ja loomulikult meie eesmärk on leida võimalikult palju neid kliente, nendega me ka igapäevaselt tööd teeme. Nii et usun, et ühel päeval on meil oluliselt rohkem kliente kui täna. Nüüd seda potentsiaali Euroopas hinnatakse umbes 500 lennukile, mida on võimalik siis nii-öelda outsource ida suurematel lennufirmadel. Ja siin on lihtsalt näitena toodud, et X-Fly, kui ta omab siin, lendab, ütleme, opereerib 10 lennukiga, et see käive on umbes siin kandis. Aga see turg ei ole veel täielikult avanenud, eks ole. See on avanenud siiamaani umbes 180 lennuki osas, aga minna on veel siin kuni 500-ni välja umbes. Et see on nüüd umbkaudne selline turusuurus Euroopas, milles siis X-Fly toimetab. Nii et see potentsiaal kasvamiseks on äärmiselt suur. Nii. Ja turu suurust meiesuguse ettevõtte jaoks Euroopas hindame umbes 3 miljardile ehk siis 500 lennukit ja miks mitte Eesti osa sellest võiks olla umbes 300 miljonit ehk siis 10%. Natukene siis numbreid veel, majandusnumbreid. X-Fly punased on siis Covidist mõjutatud numbrid. Covid teatavasti siis tuli 2020, nii-öelda 2019 sügisel sai alguse, aga meieni jõudis ta siis 2020 suvehooaja alguses kõige halvemal ajal. Meil oli põhimõtteliselt diil tehtud 5 Embraeri fliiti võtmisega, mis siis muidugi päeva pealt tuli canceldada. Nii et siin on siis näha põhimõtteliselt sellise Covidi mõju meile. Kui rääkida veel siis käibest ja
ja meie majandustulemuses siis me oleme olnud alati kasumis ettevõtte, välja arvatud siis algusaasta, kui oli selline investeerimisperiood ja kus asju alles käima joosti ja see on ka üsna loomulik, siis esimene langus siis tekkis või kahjum tekkis suuresti tänu COVIDile. Eelmine aasta olime samuti tagasi plussis kerges ja see aasta siis loodame, kui maailma olukord lubab, siis liikuda veelgi suurema kasumi suunas. Jah, et me oleme tavaline Eesti ekspordiettevõte nagu iga teinegi. Loome tarku töökohti, genereerime dividende, maksutulu ja oleme kindlasti üks suur osa Eesti pikaaegsest lennundustraditsioonist. Ja oleme kindlasti ka Tallinna lennujaama kliendibaasist üks oluline osa hooldusfirmade, cateringi, ettevõtetele ja nii edasi. Jällegi näitan teile siis ühte slaidi enne COVIDit. Me olime tõesti 2019 suurim operaatorfirma Tallinna lennujaamas, küll aga seda kliendid ju seda ei näe, sest meie lennukid on teiste ettevõtete värvides. Ja tänased partnerid SAS LOT ja partneritega, kellega me igapäevaselt siin siis nüüd tööd teeme, on näha paremas nurgas, et ja siin on siis väike valik nendest, kellega me oma läbi aja siis oleme koostööd teinud. Jah, nagu ma mainisin, siis ainuke koht, kus te X-Fly näete, üldse seda brändi näete, on lennuki ukse kõrval väike silt ja siis ka ohutuskaartide peal on meie brändi nimi olemas, ja siis piletimüügi hetkel on pisikeses kirjas ka veel operated by X-Fly. Ja põhimõtteliselt on siis need 3 kohta ainukesed, kus meie nime tavareisija näeb. Meil on ka oma hooldus. Teeme siis põhimõtteliselt line maintenance'i. Meil on mehaanikud nii Tallinnas, meil on oma hangaar Tallinnas renditud. Mehaanikud on ka nii Kopenhaagenis kui ka Stockholmis, Arlandal. Nii et hooldame küll praegu põhiliselt oma masinaid, aga miks mitte tulevikus ka mõelda teenuse müügile teistele lennufirmadele. Nii, see oli siis nüüd selline kiirem tutvustus ettevõttest. Üks selline punkt presentatsioonis oli ka siis sustainability ehk jätkusuutlik lennundus. Roheteemad on täna väga aktuaalsed. Euroopa Liit on võtnud vastu siis otsuse, et aastaks 2050 peaks olema siis transpordisektor, kaasa arvatud transpordisektor, süsinikuheitme vaba ja seda süsinikuheidet siis soovitakse vähendada siis sisuliselt 90% 90 aastate numbritest. Nii et mõned slaidid siis ka sel teemal. Ilmselt olete kõik kursis, et globaalne soojenemine
on reaalne, see on arvudes selgelt näha ja arvud ei valeta. Nii et inimtegevuse tagajärjel on see tõusuteel siis hetkel siis +1,1 kraadi ja eesmärk on siis piirata see siis alla 2 kraadi, et peale kui seda ületab, sellel on katastroofilised tagajärjed. Mis need peamised siis põhjused ongi, et me kasutame väga palju fossiilseid kütuseid, nii kivisütt, naftat, õli kui ka gaasi. Me vähendame oma metsamassiive maailmas üldiselt ja kuna siis inimeste arv planeedil järjest kasvab, surve siis loomapidamisele on äärmiselt suur, mis omakorda siis mõjutab kliimat. Siin on siis toodud välja mõned sellised aspektid, kuidas see otseselt meie ettevõtte või siis ka laiemalt võttes lennufirmade äri mõjutama hakkab. Lennuki siis performance on üks teema kindlasti, mis omakorda siis põhjustab nii hilinemisi kui ka lendude ärajätmisi. Nii et see kindlasti järjest rohkem süveneb. Mis veel on? Jah, changes temperatuuris, siis on see sademetes, tormid sagenevad, merevee tase on tõusuteel ja tuuled on ka rohkem mõjutamas lennundust. Ja teadlaste arvates on siis suurim selline soojenemise efekt saabumas just Põhja-Euroopasse ja Skandinaaviasse. Nüüd laiem pilt siis globaalsele kasvuhoonegaaside emissioonile on siin diagrammis näha, et kui me võtame siis üldise transpordisektori, siis globaalses mõttes siis lennundus on umbes 22% siis kogu transpordi või kogu CO2 emissioonist siis vastutab. Nii et see globaalses mõttes tundub jah, suhteliselt väike number, aga kui transpordisektor eraldi lahti lüüa, siis on ta, kus see number meil oli, siin kuskil 14%. Ja siin siis räägime sellest, et tegelikult on lennundus ikkagi investeerinud sellesse kõvasti, et vähendada heitmeid ja siis läbi uute mootorite, uute mudelite, uute tehnoloogiatega. Ja see on jah, selles ajavahemikus vähenenud lausa 24%, mis on väga hea, aga kindlasti mitte piisav siis rohepöörde kontekstis.
Jah, 2017 siis oli siis Euroopa lennundus vastutav ligi 4%-lise CO2 emissiooni eest. Ja nagu mainisin, siis kogu transpordisektorit Euroopas vaadata, siis lennunduse osakaal oli seal ligi 14%. Nii et väike võrdlus ka siin, et kui keegi lendab näiteks Lissabonist New Yorki ja tagasi, siis ta genereerib umbes sama palju emissiooni, kui siis üks keskmine inimene Euroopa Liidus kütab nii-öelda oma kodu terve läbi aasta. Et kui nii mõelda, siis see on jah, päris suur, päris ehmatav. Euroopa Liit ja ka teised institutsioonid pidevalt mõtlevad siis erinevaid selliseid programme ja meetodeid välja, kuidas siis vähendada nii seda emissiooni kui ka tõsta siis reisijate teadlikkust sellest probleemist. Ja EASA, mis ilmselt teil on tuttav organisatsioon, on siis pannud ette sellise labeling systemi, label program, mis põhimõtteliselt siis näitab piletiostjale enne lennupileti ostmist tema jalajälge. Täna see süsteem hetkel veel ei toimi, see on selline algatus, aga miks ta hea on minu meelest see, et täna iga lennufirma ise siis proovib näidata ennast võimalikult rohelisena. Ja tegelikult reisijal on väga raske aru saada, et kes siis nagu päriselt siis on roheline või rohelisem, sest iga lennufirma mõtleb ise selle süsteemi välja ja loomulikult on seal ka siis teatav kogus ilmselt ka rohepesu sees. Et kui luua selline ühtne süsteem, kõigi jaoks võrdsed nii-öelda raporteerimiskohustused, siis meil tekib reisijatena selline selge pilt, kes siis on kes. Ja seda mõõdetakse siis nii lennu kontekstis, mõõdetakse lennufirma kontekstis, et mida lennufirma on teinud ise selle jaoks, et oma jalajälge vähendada. Ja siis ka lennuki mudeli kontekstis. Nii et need 3 sellist parameetrit, mida siis hakatakse hindama ja sellest tekib siis selline koondhinne ja reisijal tekib võimalus siis valida, kas ta lendab selle firmaga, kas ta üldse lendab sellesse sihtkohta ja nii edasi. Et tekib selline selgem pilt. Ja kui te ostate poest külmkapi või mingi kodumasina, siis te tegelikult näete seal põhimõtteliselt samasugust labelit. See on meil töötanud juba 10 või rohkem aastat, mis on tema energiatarbimine ja nii edasi, et see sama põhimõte siis tuuakse nüüd ka varsti lennupileti ostu juurde. Ja X-Fly's tegeleme ka päris tõsiselt siis keskkonnateemadega. Eelmise aasta, ütleme aasta tagasi tuli meil ka akadeemia lõpetanud noormees nimega Kevin Uke, vist annab teile siin inglise keelt äkki või? Ta oli pilootidele, okei. Aga minu meelest ta siin annab ka teile. Ja Kevin siis oli meil alguses praktikal ja lausa vist 3 kuud.
ja ta äärmiselt tubli inimene ja siis me parasjagu otsisimegi ka inimest, et luua siis keskkonnaspetsialisti ametikoht ja Kevin selle sinna väga hästi sobis. Nii et need on jah teemad, millest ei saa üle ega ümber. Kõik lennufirmad peavad sellega tegelema ja mitte ainult lennufirmad, vaid ka näiteks pangad või mis iganes ettevõtted, olles siin ka nendel teemadel siis suhelnud teiste ettevõtetega ja just nimelt näiteks pangaga, siis nad ütlevad, et varsti on asi sealmaal, et kui panga klient ehk siis ettevõte, kes näiteks tahab mingit investeerimislaenu või mis iganes laenutoodet, siis pank läheb ja vaatab, tal on omad kriteeriumid, kas see ettevõte on jätkusuutlik, kas ta tegeleb keskkonnateemadega ja sellest sõltub lõpuks ka laenuotsus. Nii et see kõik on omavahel väga seotud ja kõik me peame panustama. Siin viimases punktis on nimetatud ka sellist asja nagu SAF, loodan, et olete kuulnud seda, on siis Sustainable Aviation Fuel, mida siis toodetakse nii biomassist kui ka siis rohelise vesiniku ja CO2 baasil. Nii et SAF suure tõenäosusega saab selliseks peamiseks kütuse allikaks lähimate kümnendite jooksul. Lisaks SAF-ile on kindlasti koht olemas ka vesinikul endal. Vesinikku siis hakatakse kasutama nii gaasilisel kujul kui ka vedelal kujul. Näiteks aastal 2024, see on juba välja õigatud, soovib üks ettevõte alustada siis või avada esimene kommertsliin Londoni ja Rotterdami vahel lennukiga, mis lendab siis puhtalt vesiniku baasil. Ja see on siis vesinik elektermootor. Ehk siis vesinik muundatakse uuesti läbi fuel celli, siis see on eesti keeles fuel cell eesti keeles on? Kütuseelement just. Läbi kütuseelemendiks siis uuesti elektriks ja elektrimootor on siis see, mis lennukit edasi viib. Et väga huvitavad arengud ja mis on suur eelis vesinikul muidugi see, et see heide on sisuliselt 0. Protsessi tulemusena eraldub ainult soe veeaur. SAF-iga on võimalik siis vähendada heidet kuni seal 80% tänapäevasest mootorist. Aga loomulikult vesinikul on ka palju, mitte miinuseid, vaid ütleksin siis väljakutseid, mida on vaja lahendada, aga reaalselt on vesinikulennukid juba testlende teinud. Nii et ma väga usun, et ka vesinik hakkab mängima suurt rolli. Ja minu osa vist hakkabki lõppema vaikselt, et rääkides me tulevikuplaanidest, siis meie eesmärk ongi ikkagi turu nõudlustele vastata nii kiiresti, kui see võimalik on. Ja miks mitte liikuda edasi vähe suuremate masinate juurde, ehk siis narrowbody'de juurde. On see siis Boeing või Airbus, et see oleks meie jaoks ka täiesti uus turg loomulikult
oluliselt suurem turg kui see tänane. Nii et see on see üks suund, millega me täna töötame ja selline unistus on olemas. Nii, et minu poolt on praegu kõik. Kindlasti, kes küsimuse meelde jättis või üles kirjutas, siis olen pärast valmis nendele hea meelega vastama. Aga siis tuleb Monika siia. Tere! Sa seisan siin, mõtle kaamera on siin, muidu... Mina olen siin. Nemad on seal, nad valisid täna olla kodus. Ma tänan kõiki, kes tulid täna siia kohale. Suur au teiega koos ühes ruumis viibida. Ja minu nimi on Monika Oras. Mina tegelen X-Price sisekommunikatsiooni ja töötaja heaoluga. Mul on selline põnev töö ja ma räägingi teile siis võib-olla natukene meie sellest ettevõtte köögipoolest, et kuidas me oma vahel suhtleme, töötame, asju ajame ja millised on praktikavõimalused X-Price, millised on meie töövõimalused. Ja lisaks peale minu etteastet siis tuleb räägib Marita oma vahetust töökogemusest. Ja Marita alustaks samamoodi siis minu juures praktikandina. Ja ma arvan, et meie ettevõtte puhul põhiline ongi, mille pärast võib-olla tasub just valida X-Price on siis... Zoom ei kuule ka. Kindel või? Oluliselt parem. Okei. Ma vabandan Zoomikate ees, kes ei kuulnud. Ma lihtsalt tahtsin lähemal olla neile, kes siis on täna kohale tulnud. Ja ma võib-olla siis alustakski soojenduseks sellega, et tõstke käsi, kes on viimase kursuse tudengid. Nii, Karl, Marite ja kes on esimese kursuse tudengid? Oi, kui tublid, väga tore. Ja kes on teise kursuse tudengid? On tunnis. No see ka sobib meile. Ja kes on see julge, kes ütleb, miks tema tuli õppima lennundust? Noh, käsi püsti. Väga hea, ma oleksin niikuinii küsinud, nii et palun. Lennundus oli minna hobbi, et otsustasin, et seda hakkan siis oma karjääri lennundus õppima. Ja hobi, kas olid juba Planespotter või muus mõttes jälgisid? Väga äge. Nii, aga meil on väike auhind ka sulle. Kui sa tahad X-Price pusa, termost või nogamitsi? Pusa, okei. See on sulle. Kas keegi julgeb veel öelda, miks tema tuli lennundust õppima siia kooli? Nii, palun. Sina, oransside juustega neiu. Ja sinu eriala oli? Kui äge, väga tore, kust koolist? Issand, kui tore, kas sa käisid meie juures ka esmaspäev? Issand, kui tore. Mis sa kingiks said meie juures? No väga tore, sa saad nokamütsi ka. Vähemalt sa oled õiges kohas, nii et peagi tahtsin üliõpilasena alustada. Ja mille poolest siis meie ettevõtte eristub nii-öelda teistest ongi siis see rahvusvaheline haare. Et meie peakontor on küll Eestis, aga kui te meile tööle tulete, siis te satute ikkagi ingliskeelse töökeskkonna sisse. Teie kolleegid on üle kogu maailma, no meil on kõike, mida iganes soovid. Ja see on hästi selline põnev ja väljakutseid pakkuv. Nagu minu kunagine kolleeg Sven Kukemelt ütles oma viimasel tööpäeval, Nordicas oli see, siis ma olen töötanud ka Nordicas, ta ütles, et we don't stay here because it's easy, we stay here because it's challenging. Ja ta ütles seda lennunduse kohta, et lennundus on hästi intensiivne, see on hästi põnev ja see valdkond on sellepärast eriline, et ta seob just neid inimesi, nagu me täna siin kuulsime, kes ütlevadki, et see on nende elukutse, et nad tunnevad, nad peavad seda õppima, nad tahavad selle kohta rohkem teada, nad tahavad selle asja sees olla, et te olete täiesti õiges kohas. Ja kui sa paned kokku need inimesed, kellel on südames seesama soov, siis see on väga äge töökeskkond. Ja uskuge mind, seda ei ole kõigis ettevõtetes. Ma olen töötanud ka mujal tootmises näiteks ja nii edasi, aidanud turunduse ja muuga.
ja on inimesed, kes teevad seda tööd sellepärast, et neil ei ole muud valikut ja see atmosfäär on hoopis teistsugune ilmselgelt. Võib-olla siis paari sõnaga organisatsiooni kultuurist. Hästi rahvusvaheline ettevõte, see tähendabki mitmesuguseid kultuure ja kõike muud, et kui te sinna keskele satute, siis on mõistlik mitte keskenduda sellele, mis meid eristab, vaid pigem leida see ühisosa, et mis meid ühildab. Ja ma julgen käsi südamel öelda, et see on kindlasti hästi toetav töökeskkond. Kui sa tuled, siis sul on vajalik tugi, et sisse elada. See võtabki kõik aega, inimesed ongi alguses ärevuses, see on täiesti okei. Et meil on hästi nooruslik ja sõbralik kollektiiv. Et sa võidki rääkida nii oma ülemuse, ettevõtte juhi kui ka lendava personaliga nagu oma hea tuttavaga, et see on täiesti okei. Ja naer on osa igast tööpäevast, see on hästi oluline, et töö juures nalja ka saaks, et ei pea olema kogu aeg tõsine ja seda kõike siis seob selline mõnus kokkuhoidev meeskond. Ja kindlasti, mis on hästi oluline, ongi nii-öelda see võimalus organisatsiooni siseselt kasvada, et näiteks meie värbamisjuht Ilo Kaisa, tema alustas siis, on lõpetanud samuti Lennuakadeemia ja ta on töötanud nii flight dispatch osakonnas, personali osakonnas kui nüüd siis värbamisega. Ja neid näiteid on veel ja veel ja veel, kus inimesed liiguvad siis erinevate osakondade vahel. Natukene võib-olla ka siis väärtustest, millesse me usume ja need väärtused, need olidki nii-öelda teekond koos meie töötajatega. Covidi ajal me kutsusime nad Teamsis kokku, meil olid erinevad nagu sellised töögrupid ja iga inimene mõtles, et mis on need asjad, mis mulle korda lähevad, mis mind on siin ettevõttes aidanud. Näiteks Lendur ütles, et okei, et minu jaoks on hästi oluline usaldus. Ma usun sellesse, et selle lennuki eest on hooldusmeeskond hästi tööd kandnud. Ma usun, et minu kaaspiloot on täna tasemel ja ma usun, et ka stjuardessid teevad oma tööd hästi ning ma usaldan, et me jõuame sinna sihtpunkti, kuhu ma pean jõudma turvaliselt. Nii et esimene number 1 väärtus, mis välja tuli, oligi siis adaptability, mis on siis selline valmisolek muutusteks. Sest inimestena me oleme nii programmeeritud, et kõik, mis on meile võõras, tekitab meid stressi, sest me ei tea, mis homme juhtub ja mis see uus asi nüüd kaasa võib tuua. Aga kuna meie äri on hästi kiiresti muutuv, me oleme lennanud näiteks Air Serbiale, Luxairile, mis tähendab seda, et meie tiim läheb kohale, inspekteerib lennujaamad, seal on vaja ettevalmistust. Crew lendab täiesti võõras kultuuriruumis, nad ei saa mitte midagi aru, mis seal ümberringi toimub. Aga see adaptability nii-öelda ongi meie DNA, et me pigem tervitame neid muutusi ja me saame aru, et see ongi meie äri seisukohalt ülioluline. Teiseks siis usaldus, aga usaldus ka selles mõttes, et see on midagi sellist, mille poole sa nagu alati püüdled, et sa tahad, et see töökeskkond oleks selline, kus inimesed üksteist usaldavad ja saavad kõigest avatult rääkida. Näiteks meie hooldusosakonna juht Peeter Soasepp, kes on samuti akadeemia lõpetanud, alati, kui ta uue inimese tööle värbab, ta ütleb, et ükstapuha, mis on, sa pead kohe rääkima. Et see suhtlus, mida rohkem inimesed suhtlevad, räägivad omavahel, see on elus üldiselt ka nii, seda vähem on meil probleeme. Ja ma isiklikult nii väga soovin, et inimesed oleksid ka julgeksid olla nemad ise ja siirad, et tegelikult see on hästi suur, hästi oluline osa meie elust, kui me tahame, et asjad sujuks, oleme avatud. Siis see 3. väärtus on selline väga meile omane, mis ongi siis can do attitude, selle asemel, et mõelda, et me mingit asja teha ei saa, me hakkame kohe nuputama, et okei, kuidas seda teha saaks. Siin on muidugi väike oht, et läbi põleda ei tohi, et ikkagi, kui nüüd juhtub, et keegi teist meile tööle tuleb, siis tuleb seda asja võtta rahulikult, et ei tohi endale liiga teha. Ja 4. väärtus on siis see, et we are family, mis tähendabki seda, et meie kõige suurem soov on, et need inimesed, kes meile tööle tulevad, et nad lisaks tööalastele suhetele ja kontaktidele leiaksid siin ka nii-öelda tähendusrikkaid inimsuhteid. Nad leiaksid endale sõpru, nad leiaksid endale mõttekaaslasi, sarnaste huvidega inimesi. Minu parim sõber Roald, tema on näiteks hollandlane, tal on siin pere, ta on lendur ja samamoodi Robert, kes on siis kapten, kes on Rootsist siia tulnud ja temal on pere siin. Kui ma mõtlen, kui palju toredaid inimesi meil on, kellest on saanud minu sõbrad, et see on väga-väga suur väärtus. Meie ettevõtte visioon on olla siis see juhtiv capacity provider airline Euroopas, ehk siis oma valdkonna juhtiv tegija, aga nii-öelda see missioon on linking people and regions through efficient and sustainable flights. Ja kui mina võtan selle missiooni ja enda jaoks lahti mõtestan, siis see linking people toimib meie organisatsiooni sees õudselt hästi.
et põhimõtteliselt, kui sa meile tööle tuled või praktikale, siis sa saadki endale sellise mõnusa võrgustiku kaasa, mis sind tegelikult terve elu kannab. Nii et seda siis kindlasti kasutage julgelt ära. Ja võib-olla siis natukene sellest suvepraktikast, mis me praegu panime ka meie kodulehele üles. Meil on karjäärileht www.xfly.ee/karjäärs ja meie KAMO osakond, mis on siis tehniline tugi, nemad otsivad endale töötajad, nii-öelda suvepraktikanti, keda siis huvitab selline tehniline pool, et see sobib ka aviation management tudengile ideaalselt, siis compliance, mille juht on siis Mart Hansen, selle praktikakoha juhendaja oleks siis Therese, kes on samuti Lennuakadeemia lõpetanud ja see on selline ideaalne töökoht kellegile, kes juba tunneb, et lennunduslegislatsioon ja kõik selline manuaalid ja kõik see muu dokumentatsioon on tema teema, siis me väga-väga otsime sellist inimest suveks. Tootmine on hästi põnev ametikoht, selle kohta saab Karl hiljem rääkida, sest tema oli Kaidi juures eelmine suvi meil praktikal. See on siis põhimõtteliselt suhtlus SASiga, igasugused aruanded ja siis meie osakonda, minu osakonda, turundus- ja kommunikatsiooni osakonda. Me ootame kedagi, kes siis saab selgeks, kuidas kodulehe haldust teha, turundusprojektidega tegeleda, sotsiaalmeediaga, sisekommunikatsiooniga, et see saab olema selline ka fun värk. Ja need kõik kohad ja HR võib tulla ka nii-öelda minu juurde praktikale puhtalt seda sisekommunikatsiooni poolt, siis tiimida, harjutada, kirjutada, et see tööpõld on hästi suur ja lai, et me võime siin tööandja brändiga tegeleda, mida iganes. Et mulle võib julgelt otse kirjutada, kui küsimusi tekib ükstapuha millise praktikakoha kohta ja täpsem info on siis meie kodulehel olemas. Ja ma tahaks nüüd väikseid nõuanded ka anda, et kui te tulete meile, siis kõige olulisem on see, et ole avatud ja ole õppimishimuline. Et me kõik saame aru, et sa oledki siin selleks, et õppida ja mida entusiastlikum sa oled, seda parem see on. Et suhtle võimalikult paljude inimestega ka väljaspool oma osakonda, et see on sinu sotsiaalne kapital, mis sa oma praktikast kaasa võtad. Et need on need kontaktid, kellele sa kunagi helistad, kui sa oma CV saadad, et kuule Monika, ma nüüd tahan kandideerida, mis sa arvad? Saatsin oma CV, mis sa arvad? Et võtke viimast selles suhtes. LinkedIn on see koht, kus te kõik peaksite olema. Kui paljudel on LinkedIni profiil? Käsi üles. Väga tublid. Need, kellel ei ole, tehke kiiresti oma LinkedIni profiil ära, sest lennunduses kõik värbamine ja kogu muu siis käibki läbi LinkedIni, tehke endale profiil, jälgige erinevaid ettevõtteid seal, vaadake, kuidas nad väljapoole ennast turundavad, jälgige töökuulutusi ja kõike muud. Siis, mis ma tahan öelda, hästi tähtis asi on rahu, ainult rahu. Me saame aru, et inimesed ongi pabinas, kui nad alustavad uues positsioonis ja see on nüüd ma nüüd tsiteerin oma ülemust HR-osakonnas, kes on soomlane. Ma olin nii pabinas, kui ma tulin X-Playsse tööle. Ma arvasin, et ma ei saa sellega hakkama. Ma mõtlesin, ma lihtsalt lähen hulluks. Ja mu ülemus kutsus mu kõrval, ütles Monika, kas on kõik hästi, mis toimub. Ma ütlesin, ma niimoodi pabistan. Ja siis ta ütles kuldsed sõnad. See ei ole sprint, see on maraton. Nii et tulebki võtta rahulikult ja ei tohi selle üle üldse pabistada. Ja kõige tähtsam, ole sina ise. Et selle praktika mõte ongi see, et sa tuled meile ja meie näeme, milline inimene sa oled, kui motiveeritud sa oled, mida sa oskad, kui palju sa tahad panustada, mis suunas sa tahad areneda, sest kui sa tuled meile, siis me tahaks ka teha nii, et sa näed võimalikult palju erinevaid osakondasid. Isegi kui sa tuled turundusosakonda praktikale, me tahaks, et sa käid läbi ka ülejäänud osakonnad, et sul tekib nagu arusaamine sellest tervikust ja võib-olla ka see ahaa moment, et okei, et aga äkki ma tahan hoopis seal osakonnas siis nii-öelda olla. Siin on nüüd eredamad hetked. Siin on 3 Lennuakadeemia tudengit ja kõik peale Karli on siis meil ka tööl olnud või on tööl. Ja see on siis konkreetselt meie sotsialiseerumisüritusel pilt. Ja siin on Marite organiseeris just videoshooti lennukis, kus me tootsime promomaterjali ja tema selle pani kõik kokku siis oma praktika raames. Nii et igal juhul võtke muga ühendust, kui küsimusi tekib. Mina olengi siin, et teie jaoks olemas olla, küsige julgelt, võite mulle alati helistada. Jumala eest soovitan alati kirjutada ka lõputöö X-Playst, et meile hästi meeldib, kui tudengid lähevad süvitsi nende teemadega, mis meie jaoks olulised on. Ja kui teil ei ole teemat, siis võib julgelt mulle helistada ja me leiame teile selle teema koos, et see ei ole üldse küsimus. Nii et minu poolt siis hetkel kõik ja ma annan siis sõna üle Maritele, kes töötab praegu meie juures maintenance koordinaatorina. Ja Maritega on üks hästi hea lugu, et tema oli minu esimene praktikant üldse X-Fly's ja kui ta meile tuli, siis ma ei osanud nagu mitte midagi oodata.
aga kindlasti see, mis Marite mulle andis ja meie ettevõttele, et ta oli kindlasti hästi inspireeriv, et just see tema empaatiavõime ja selline tegutsemistahe ja kui rahulik ta oli ja kui meeldiv inimene. Ja siis me juba kohe teadsime, et ta peab tulema üks päev meile tööle. Ja nüüd siis Marite ongi meil tööl ja räägib täpsemalt ja lõpus me saame juba teha sellise väikese küsimuste vooru, aga praegu ma annan siis sõna Maritele. Tere! Natuke tutvustan ennast. Ma ka veel siiamaani õpin siin koolis, et olen 4. kursusel. Marite nimi ja koolis mind on küll vähe näha, sest ma olen oma õpingut planeerinud siis nii, et viimane aasta oleks mul võimalus õpingute kõrvalt ka tööl käia ja nüüd viimane semester on siis vaja ainult lõputöö teha. Ja jah, minu esimene praktika oli X-Fly's. Peale esimest kursust mina praktikale ei läinud, kuna ma teen ka igapäevaselt kergejõustikku ja esimene suvi ma pühendasin siis sellele. Ja teisel kursusel ma teadsin, et nüüd ma pean kindlasti minema praktikale, et kõik mahud ja asjad täis saada. Ja mäletan, et võtsin ühendust Eliisega ja tegelikult siis oli juba enam suve keskpaik, et enamus kursaõed, kursavennad olid juba praktikal ja mul oli veits hirm, et kui ma nüüd ka ei saa, et mis nüüd siis on. Aga minu meelest Eliisel olid head kontaktid ja helistasin kohe Moonikale. Mäletan, Moonikal oli sellel ajal veel puhkus, ta oli kuskil rannas, võttis telefoni vastu ja tšau, okei, davai, tule, okei, kui Eliise soovitab, no tule. Ja selles suhtes, mis ma kuulsin, siis Toomas oli ka kohe jah öelnud ja läksin praktikale tegelikult juuli esimesel päeval minu meelest ja olin augusti viimaste päevadeni, sest septembris hakkas kool juba. Ja tegin siis turunduspraktikat, kuigi mul oli see võimalus, et mul oli endal huvi ja Moonikaga võimaldas käia mul erinevates osakondades vaatamas, tutvumas, veeta päevi nendega. Et see oli hästi nagu silmi avardav, et ma ei olnud selles suhtes ainult turunduse juures ja selle juures kinni. Et sel ajal käisin ka Kamos, käisin Partse 45-s, HR-is. Moonika õde on Ground Operationsi juht, käisin tema juures, käisin accountingus isegi, et ülipalju osakondasid vaatasin ära. Opsis käisin ka ja crew kontrollis, et kõik, mis võimalik, kasutage ära, leidke see inimene kontakt, kellega ühendust võtta ja siis te näete nagu palju rohkemat seda nii-öelda tervikpilti siis. Aga põhilise osa siis olin ikkagi Moonika juures ja kuna turunduspraktika, siis tegelesin enamusjaolt sotsiaalmeediaga, ürituste korraldamisega. Meil on socialize eventid, ma tegin ise ühe või kaks, ühe vist ikka, põhimõtteliselt treeningpäeva, kus siis ettevõtte inimesed tulid minu juurde trenni. Ja kolmandana siis kodulehe arendamine, siis kui mina praktikale läksin, siis ütleme, et oli üsna algeline koduleht, et põhimõtteliselt ma võtsingi suure paberi, joonistasin enda nii-öelda visiooni, milline see olla võiks. Jooksin Toomase kabineti vahel ja küsisin kogu aeg täiendusi lisa ja ütleme nii, et see on üsna sarnane. Olin ka ise nende kodulehe tegijate juures, et mis nemad pakkusid, kuidas nad seda arendaksid. Ja ütleme nii, et kujunduse poole pealt see ongi nagu üsna sarnane seda visiooni, mis ma tegin. Lisaks video, mis alguses näidata oli, see oli ka ja lisaks see pilt, mis Moonika näitas, on tehtud ühe projekti raames, mis oligi kodulehele see video. Ehk siis samamoodi minu ülesanne oli organiseerida kõik, et lennuk oleks olemas, kuidas me kõik peale saame, kõik ohutusalased teadmised laiali jagada ja samamoodi organiseerida söök, jook, valgustused, kaamerainimene meil oli olemas, aga kõik, mis temal vajalik oli. Et see oli ka üks vinge tegemine. Ja lisaks siis olin
kuna Monika nii-öelda otsene ülemus oli Brit, kes on siis HR-i juht. Ta palus, et ma aitaksin teda employment manualiga nii-öelda tutvuda, lugeda läbi, kui minule midagi arusaamatuks täiendada ja pärast temale siis tagasi anda. Ja lõpuks, miks ma siis ise ka läksin, oli enesearendamine. Mul polnud varasemat kokkupuudet lennundusega, ma planespottinguga ei tegelenud, et mu õppimine siia tulles oli ka selline, et ma mõtlesin pikalt nagu mida teha ja ütleme, et natuke teiste inimeste suunitlustel jõudsin me siia, et ma teadsin, et ma tahtsin midagi majandusega seoses õppida, aga siis isa küsis näiteks, et miks sa tahad nii igavat asja, tavalist majandust, et vaata nagu midagi rakenduslikumat, et majanduse nii-öelda valdkond, mida igaüks võib-olla ei tea. Ja lõpuks siis ma leidsingi Lennuakadeemia ja sain ka ilusti sisse. Aga nüüd ma olen nagu väga rahul, et ma selle eriala valisin ja üldse ei kahetse. Siis mida peab kindlasti tegema oma praktikaperioodi jooksul, kui sa oled X-Lais? Käi siis uudistamas ringi teistes valdkondades. See on siis koht, kus sa saadki suurema nii-öelda pildi selle ettevõtte üldisest tegevusest. Et kui sa oledki ainult ühes osakonnas, näed sa hästi pisikest osa, käi, vaata, suhtle inimestega, küsi kontakte. Lisaks on meil selline üritus nagu Socialize, mis on tegelikult ka, nagu näete plakati järgi, siis täna õhtul Kivipaberkäärides, kus siis tulevad kokku kõik, kellel võimalik ettevõtte inimesed. See on samamoodi koht, kus sa saad erinevate inimestega rääkida, kus sa saad korjata omale kontakte, et kunagi, kui sa võib-olla isegi selles ettevõttes ei tule, siis need lennunduse inimesed muutuvad, nad ju ka samamoodi vahetavad kohtasi, et võib-olla sa oled juba varasemalt kellegagi juba tuttavaks saanud ja kontakte vahetanud. Küsi küsimusi. See on hästi hea punkt, et kui sa midagi ei tea, siis alati küsi, selles suhtes ei ole rumalaid küsimusi ja mida rohkem sa küsid, seda rohkem nagu teised näevad ka, et sul on tõesti huvi ja küsimusi ka sellepärast, et kui midagi jääb arusaamatuks, siis parem on ju enne küsida, kui nii-öelda mingi jamaga hakkama saad. Et küsimuste küsimist ei tasu peljata, vaid see on pigem nagu positiivne pool selles. Löö kaasa projektides. Kui sulle pakutakse oma osakonna poolt tegeleda millegi spetsiaalsega ja palutakse abi, siis kindlasti võtta see väljakutse vastu. Nagu minul oligi see kas kodulehe või siis kodulehele selle video arendamine. Et selles suhtes see võtab pikalt aega, asjad kindlasti ei lähe kohe nii, nagu sa tahad. Aga see, kui see pärast nagu tehtud kõik on, siis see on vinge. Samamoodi paku välja oma lahendusi. Kui oled koosolekutel, miitingutel, suhtled uute inimestega, siis avalda ka oma arvamust, ära ole nagu tasakesi rahulik. Kui sa näed kohta, kus midagi on võimalik paremaks teha, siis kindlasti tasuks oma sõna sekka öelda ja võib-olla siis sa muudad ka teiste nii-öelda nägemust sellest, mis neil varasemalt siis olnud on. Ja kindlasti praktikaperioodi jooksul ei tasu unustada täita praktikapäevikut, mis tuleb pärast Eliisele esitada. Kui sa oled selle, ütleme nii, et paar kuud täitmata jätta, siis on päris raske meelde tuletada, mis sa kindlatel päevadel midagi tegid. Et pigem on juba lihtsam iga päeva lõpus kirja panna oma tunnid, oma tegevused, et pärast 2-3 kuu materjali kokku võtta on päris peadmurdev. Siis ma tegin sellise slaidi, nagu, et mida on praktika mulle andnud. Tutvused. Ehk siis pildil, panin pisikese kollaaži kokku, on inimesed, keda sa nimetadki oma põhimõtteliselt perekonnaks, sa saad neile alati kirjutada ka isiklike asjadega, et mitte tööga. Meil on tohutult äge seltskond koos
ja kõik on valmis vastama kõigile küsimustele ja päevad on rõõmsameelsed ja kõik on mega vinge. Sa saad kindlad teadmised sellest ettevõttest ongi just siis, kui sa näiteks avastad erinevaid osakondasi, käid ringi, saadki tuttavaks nende uute inimestega, et julge pealehakkamine, kui sa oledki teistes osakondades, räägid, küsid, toimetad, näitad huvi üles ja uuridki siis ettevõtte, et kuidas mingeid asju teha, sa saad tõesti nagu suurema ja laiema pildi. Kogemused jagamiseks, see on nagu praegu mina siin, et käisin praktikal ja nüüd saan rääkida teistele, et kuidas mul oli. Sama ka kui suvi saab läbi, tuleb uuesti kool, saad kokku oma kursakatega ja kõik räägivad suvel, mida nad tegid, käisid erinevates ettevõtetes, saad rääkida, kui äge sul oli, mis sa tegid, mis projektid olid. Ja nüüd olen 4. kursuse õpilane ja samal ajal töötan ka selles samas ettevõttes. Olen AM-i tudeng, aga töötan hoopis lennukite tehnilise poolega. Et selles suhtes ükskõik, mis õppekava sul on, kui sa oled ise piisavalt entusiastlik ja tunned asjade vastu huvi, siis miski pole nagu võimatu. Isegi kui ma vaatan, et kas või tehnikute poole pealt, tehnikuid on tõesti megalt vaja, aga kui sa üks päev nagu avastad, et võib-olla ütleme, et 4. kursusel, et sa ei taha mingi õliste riietega kogu aeg olla, siis teisel pildil on veel kvaliteedijuht Juha Mattus, kes samuti lõpetas tehniku erialal ja nüüd on meil hooldusettevõttes kvaliteedijuht. Samamoodi Peeter Soasepp on tehniku lõpetanud, on maintenance manager. Et see ei ole see, et sa pead kindlasti tehnikuks jääma ja lennukite parandamisega tegelema. Samamoodi on planeerimisosakonnas, kus mina siis olen. Põhimõtteliselt võin öelda, et 3/4 inimestest on AM-i lõpetanud, enamus planeerijad on AM-i lõpetanud. Ja 2 tehnikut on ka, et selles suhtes lennuakadeemiast oodatakse palju ja need inimesed on nagu väärtustatud, kes sinna tulevad. Ja lõpuks on see, et kui sa oledki omal viimasel aastal, siis sul on võimalik siduda oma töö oma lõputööga. Ehk siis minul on samamoodi ettevõttepõhine lõputöö teema. Et tavaliselt saan viimase aasta lõpetanud peavalu, et mis see lõputöö teema on. Aga alati sellest on ka lihtsam küsida, kui töötad siis ettevõttelt, et mida nemad võib-olla näevad. Ja ma arvan, see on päris hea, kui sa oled viimasel aastal tööl ja leiad oma lõputöö ka, mis on sinu tööga seotud. Jah, see ongi kõik. Kui mingi küsimusi midagi, siis minu meil on ka seal all, Java meil on mul ka endiselt olemas. Nii et julged peale hakkamist siis.